tere! Tänane majanduse tund on rohkem siis pühendatud just eksamiülesannetele. Nimelt me siis hakkame lahendama kahte ülesannet, mis on päris matemaatikaeksamitest. Ehk siis esimene neist, mis on mul juba tahvli peal olemas, on siis eelmise aasta eksamiülesanne ja tegelikult mina ise lahendasin seda ülesannet eksamil aasta tagasi. Ehk siis see on minu jaoks ka nagu sükke, et ma tunnen seda nostalgiat päris kõvasti praegu. Ja siis teine ülesanne on pärit aastast, ehk siis teine ülesanne oli siis 2 aastat tagasi eksamil. Ehk siis aastal 2023. Okei, aga siis need on näidislahendused ja hakkamegi praegu neid ülesandeid koos vaatama. Et alustame siis esimese ülesandega. Ja see ülesanne on nagu natukene protsentidega seotud. Seal on teine küsimus, selle ülesande teine küsimus on just nagu protsentide kohta. Okei, aga praegu loeme siis ülesande teksti ja üritame aru saada, mis asi üldse nagu selles ülesandes toimub. Meil on olemas juturobot. Kui te ei tea, siis eesti keeles, juturobot tähendabki, ma ei tea, kuidas seda seletada, aga näiteks ChatGPT on juturobot. Ja mingid teised sellised AI-d on ka eesti keeles, neid saab nimetada juturobotiteks. Ehk siis mingisugune nagu tehisintellekt, mis loob teksti. See on põhimõtteliselt see, mis on juturobot. Okei, ja meil on olemas nagu selle tasuline versioon, mis on parem ja kiirem.
okei. Saime sellise võrrandi ja nüüd me võime selle arvuga läbi jagada. Imelikul kombel kõik need arvud on 75-kordsed ja tegelikult see võrrand, mis meil lõpus tuleb, on... Okei, ma ei tea täpselt, kui palju see on. Ma pean kalkulaatorit kasutama. Okei, nüüd jagades selle võrrandi mõlemad pooled 75-ga, me siis jõuame sellise juba ilusamale ilusama võrrandi juurde ja see on lihtsalt ruutvõrrand. Saame selle siis lihtsasti ära lahendada. Ja lahenditeks siis meil tuleb, kui me rakendame seda tavalist ruutvõrandit lahendamiseks loodud valemit, siis me saame, et x on meil -8 pluss miinus, siis ruutjuur, peame selle ruutu tõstma, see tuleb meil 64 ja -4 korda 1 korda -240 ehk siis pluss 960 ja siis jagame kogu selle lugija 2-ga. Ja see tuleb meil -8 pluss -32 jagatud 2-ga. Ja siis paneme tähele, et x oli meil defineeritud kui nagu sümbolite arv, mis tasuta juturoboti versioon loob 1 sekundi jooksul. See ei saa olla negatiivne. Järelikult see lahend, mis sellest võrrandist tuleb, see lahend, millele vastab siin selles avaldis miinusmärk, ta ei sobi. Sest kui me vaatleme arvu -8 ja -32, see tuleb -40, ehk siis tuleb lihtsalt negatiivne lahend, mis nagu selle ülesande kontekstiga ei lähe hästi kokku. Järelikult meie ainus lahend on x võrdub -8 pluss 32 jagatud 2-ga, ehk siis see tuleb meil 12. Ja see on siis vastus selle ülesande A osale. Ja see lahendus ei olnud raske, lihtsalt pidime koostama võrrandisüsteemi, lugedes seda ülesande teksti. Aga nüüd liigume siis teise osa juurde. Ta ei ole ka, ma ütleks, eriti raske, aga seal tuleb mõista, kuidas arvutada, kuidas läbi viia need protsentarvutused, mida me oleme siis, selle kursuse raames õppinud. Ehk siis vaatame seda B-osat praegu.
Okei, nüüd vaatame teist eksami ülesannet nendest kahest ülesandest, mis ma teile pakkusin. Ja see ülesanne on minu meelest isegi lihtsam kui esimene. Ehk siis siin on see tabel toodud, mis on dokumendis on ka olemas. Ehk siis natukene sissejuhatuseks. Selles ülesandes on olemas üks noor sportlane, keda siis tahavad 3 erinevat ettevõtet stipendiumitega toetada. Ta ei käiks tööl, ei käiks võib-olla isegi koolis ja ainult pühendaks enda kogu energiat just sporti tegemisele. Okei. Ja siin tabelis on toodud stipendiumite arv iga ettevõtte poolt antud aastas. Ehk siis see toestus on 3 aasta jooksul. Ja nagu me näeme, esimesel aastal ettevõtte A andis talle 2 stipendiumit, ettevõtte B 1 stipendiumi ja ettevõtte C samuti 1 stipendiumi. Ja siis siin edasi need arvud kuidagi muutuvad. Ja on teada esimese aasta stipendiumite kogu väärtuseks on 1500 eurot. Ja iga järgnevas aastas on stipendiumite kogu väärtus 20% võrra suurem kui eelmisel aastal. Okei, seda ma ei kirjuta, sest ma ei viitsi seda kõiki sõnadega kirjutada. Ja. Aga dokumendis saate kindlasti vaadata selle ülesande püstitust. Aga okei, esimene küsimus, et mis on stipendiumite kogu väärtus 3 aasta jooksul. Ja tegelikult selleks, et vastata sellele küsimusele, te ei vaja isegi seda tabelit siin. See läheb vaja ainult peosa lahendamiseks. Aga teil oli öeldud, et igas järgnevas aastas on stipendiumite kogu väärtus 20% võrra suurem kui eelmisel aastal. Et te teate, et esimesel aastal on siis stipendiumite kogu väärtuseks olnud 1500 eurot. Järelikult, ma võin kirjutada esimene aasta 1500 eurot. Teine aasta on siis kogu väärtuseks arv, rahasumma, mis on 20% võrra suurem kui see arv siin. Ehk siis teisisõnu me peame võtma selle arvu siin ja korrutama selle 1,2-ga. Sest niimoodi väljendatakse just seda, et mingi asi on 20% võrra suurem kui teine asi. 1,2 korda see arv siin. Okei, ja 3. aasta. Sellel aastal me juba võrdleme mitte seda rahasummat, mis 3. aastal tuleb. Me võrdleme seda mitte esimese aastaga, vaid teise aastaga. Ehk siis me peame võtma selle rahasumma siin ja korrutama tema veel 1,2-ga. Ja siis praegu viin läbi need arvutused. Ja kui viia läbi need arvutused, siis me saame stipendiumite kogu arvudeks sellised summad. Ehk siis 1500, siis 1800, 2160 eurot. Ja siis selleks, et leida 3 aasta jooksul nende stipendiumite kogu väärtuse, siis lihtsalt liidame kõik need saadud arvud kokku. Ja ma ei oska hästi peast arvutada, aga see vist peab tulema mingi selline arv.
see on tegelikult päris hea. Noh, 3 aasta jaoks päris hea rahasumma. Ehk siis see oli A-osa lahendus. Huvitav on see, et see tabel ei läinud üldse vaja selle A-osa lahendamiseks. Okei, nüüd, kuna see küsimus on meil juba vastatud, tegelikult see informatsioon siin, et kui palju raha iga aasta jooksul ta saab, see on meie jaoks vajalik praegu B-osa lahendamiseks. Aga selle ma vist praegu kustutan ära, et mul oleks rohkem ruumi. Okei, B-osa. B-osa põhimõtteliselt küsib meil seda, et mis on nende ettevõtete poolt välja antavate stipendiumite suurused. Nad ei muutu, nad on konstantsed ja veel oli öeldud, et nad on erinevate väärtustega. Ma ei tea, kas see erinevate väärtustega tingimus on oluline, aga praegu näeme. Okei, selleks, et selle osa ära lahendada, me vajame 3 võrrandit, sest meil on 3 tundmatut. Me ei tea ju, et mis suurusega on ettevõtte A-stipendium, mis suurusega on ettevõtte B-stipendium ja nii edasi. Tähistame selle ettevõtte poolt antava stipendiumi väärtuse väikse A-ga. B poolt stipendiumi väärtuse väikse B-ga ja analoogiliselt tähistame siis ettevõtte C poolt antava stipendiumi väärtuse väikse C-ga. Ja nüüd me oleme valmis koostama meie võrrandid. Sest vaadake, me teame, et esimese aasta kogu väärtuseks on olnud 1500 eurot. Ja kuidas see 1500 eurot tegelikult saadakse? Me võtame 2 A stipendiumit, 1 B stipendium ja 1 C stipendium. Liidame need kokku ja saamegi 1500. Ehk siis tegelikult esimeseks võrrandiks tuleb meil 2A plus B plus C ja me teame, et see võrdub meil sihukese arvuga. Ja nüüd analoogiliselt vaatame siis seda tabelit ja koostame veel 2 võrrandit. Siin on meil 2 A stipendiumit, 2 B stipendiumit ja 1 C stipendium. Ehk siis selline võrrand tuleb. Ja siis viimasest veerust tuleb meil A plus 2B plus 2C ja see võrdub meil 2160. Okei, ja nüüd Jaapanilt ära lahendada see süsteem. Meil on 3 võrrandit, 3 tundmatut, järelikult see on lahendus. Ja ma arvan, et kõige võib-olla lihtsam viis selle lahendamiseks. Okei, ma tähistan need võrrandid ka eraldi numbritega. Ja paneme tähele, et me võime kohe leida B-väärtuse. Kui me lahutame teisest võrrandist esimese võrrandi, siis paneme tähele, et see 2A meil kaob ära. Siin meil tuleb 2B miinus B, see on lihtsalt B ja siin need C-d, nad ka kaovad ära. Ehk siis tegelikult, kui me lahutame sellest võrrandist selle võrrandi, siis meil jääb lihtsalt siin vasakul B, aga paremal meil jääb 300. Ehk siis tegelikult me oleme juba leidnud, et ettevõtte B stipendiumi suurus on 300 eurot. Ja siis on olukord nagu vist muutunud natukene lihtsamaks. Ma ei tea praegu, kuidas oleks mõistlikum edasi lahendada. No ma arvan, võib-olla kõige mõistlikum viis oleks lihtsalt selle B asemel näiteks esimeses võrrandis ja kolmandas võrrandis, asendada lihtsalt B 300-ga ja siis me saame, kui me niimoodi teeme, me saame kaks võrrandit jälle. Kui me siia paneme B asemel 300, siis me võime ta viia paremale miinusmärgiga ja siis meil tuleb 2A plus C on 1200. Ja kui me siin sama asja teeme,
ja viime ta paremale miinusmärgiga, siis me vist peame saama, et A pluss 2C on 1560. Ja nüüd ma arvan, üks mugavamatest viisidest, kuidas seda no tegelikult lihtsalt me võime sellest võrrandist avaldada A ja lihtsalt paneme ta siia esimesse võrrandi sisse. Ja me saame, kui me selle korrutame 2-ga, siis meil tuleb selline arv, ma loodan, et ma õigesti arvutasin. -4C pluss C võrdub sihukese arvuga. Ehk siis, kui me viime selle vasakule ja selle paremale, siis me saame, et 3C võrdub 1920. Ja siit jagades, seda ma ei oska juba peast arvutada. Tegelikult oskan, ma arvan. See peab tulema 640. Ja, tuleb. Me oleme saanud, millega C võrdub. Ja siis siin, ma tegelikult kirjutan ümber selle siia. Ja kui me lihtsalt C asemele paneme 640, siis me siin saame sellise arvu ja see vist peab tulema 380. Tegelikult siin mul oli väike viga. Siin peab olema muidugi 280. Ja see ongi vastus B-osale. Te võite, ma arvan, et kui ma oleks ise seda eksamit teinud, siis ma oleks kindlasti nagu kontrolli läbi viinud ja ma soovitan teile nagu sellistes ülesannetes kindlasti teha kontroll. Et vaadata, et kas kõik need tingimused tegelikult klapivad üksteisega. Ja ma pigem soovitaks teile seda kontrolli, kui ei ole teisiti kirjutatud, et mõnikord nagu mingi ülesande juures on märkus, et et kontroll ei ole vajalik. Selles mõttes, et ei pea seda nagu eksami paberile kirjutama. Aga kui seda märkust ei ole, siis ma igaks juhuks soovitaksin teile seda kontrolli ikkagi nagu välja kirjutada. Sellest kindlasti nagu ei ole halba. Ja saate ise nagu veel kord kontrollida, kas need arvud, mis te saite, on õiged. Ja, ehk siis me saime, et B on 300 eurot, A on 280 eurot ja C on meil 640 eurot. Ehk siis C ettevõtted seal päris suure stipendiumi. Ja see oli siis teine ülesanne. Loodetavasti kõik oli arusaadav ja ma arvan, et kui selline ülesanne tuleb eksamile, siis ma loodan, et te saate sellega hakkama. Aga aitäh teile vaatamast ja näeme varsti.